Läksime täna hommikul trenni ja meie ees sõitis üks mega suur punt, siis me hüppasime sinna taha. Aga nad sõitsid mega aeglaselt, ehk siis me hästi korra seal taga olime, aga niipea kui kruusale keerasime, siis panime oma teed. Sõitsime siis raja esimest ja viimast osa natukene uuesti läbi. Tundub, et rada on ikkagi natukene jälle kuivanud peale seda pikka vihmasadu. Aga eks me näe homme, mis päriselt toimub. Peale trenni astusime spessupoodi sisse, kus Kaspar hakkas Chirat vaatama ja mina disainisin endale mütsi. Panin mütsile pühendusega Jussi Apivalale Burn the Match selle patchi, sellepärast et Juss kunagi rääkis mulle, et iga sõit mul on teatud arv tikke ja kui ma need ära põletan, siis mul ei ole finišis neid enam, nii et reminder. Täna oli siin linnas juba meeletu rattamelu, siin oli nagu nii palju grupisõite, et neid ei jõua vist ära lugeda ja nendel osales nii palju inimesi, et no nagu te näete, siis neid inimesi ei jõua ka keegi kokku lugeda. Et see melu on siin ikka meeletu. Nagu lihtsalt vaadake seda, need ratturid ei lõppe ja see ei ole veel mingi distantsi sõit, vaid need on lihtsalt inimesed, kes lähevad koos social ride'ile. Äge, eks? Mul oli au täna osaleda ka sellisel üritusel, kus sponsorid otsivad inimesi, keda toetada. See oli päris äge, tutvusin vahetate inimestega ja loodetavasti, ma ei tea, jäin kellelegi silma. Siis läksime Expole, kus sain proovida Normateki neid kompressioonsääriseid. Ma võin öelda, et mul on kodus Airify kompressioonpüksid, mis on palju paremad. Siin on ülihead kookosvett, seda on elektrolüütidega, antioksidantidega ja kofeiiniga ja ma olen fänn. Nüüd tuli uute jalgadega Kaspar, me istusime just Recovery saabastes. Ja ma leidsin endale juutja! Huvitav, kas sa pead sooja ka tegema? Panin korra oma võistlusriided selga, sest ma pean saatma oma jootmistiimile pildid, milline ma näen välja võistlustel, et nad siis teaksid, kui mina tulen. Tähelepanelikumad vaatajad võib-olla nägid, et kui mulle muidu meeldivad värvilised püksid, siis homme ma lähen sõitma mustade pükstega ja see on sellepärast, et ma olen valmis selleks, et ma pean püksi tegema, kui sõit on väga kiire ja mul läheb hästi, siis tuleb välja, et niimoodi sõidetakse. Ma tean, et triatleedid seda teevad, aga nüüd ka meie. Ja rattaboss valmistab seda ratast, mis peab homme väga kiiresti liikuma. Kuidas on? Mis rattaprognoos on? Mis see prognoos? Liigub või? No, näed. Oba! Otsin Walmartist krunninäelasid, sest mõtlesin, et lähen siis homme olen Metsa Aerom, panen oma patsi ära. Aga see on nii suur, et ma ei tea, siit saab kõiki osta, nii et ma lihtsalt vaatan, kas leian. Mis elul on viga? Räägime siis natukene minu varustusest. Minu armas S-Works Brooks selle aasta värvides. Käiguvahetajana on mul siis siin uus 13-käiguline SRAM Reedi Graveli käiguvahetaja Ceramic Speedi oversize litritega, sest mulle lihtsalt nii väga meeldivad need. Ees on mul üks hammakas, see on 42 ja lisaks mina kutsun keti kallistajaks ehk siis keti hoidja KH-ilt, mis mind ka eelmine aasta väga hästi teenis. Ostsin täna endale juurde väikse sadulakoti, siin sees on minu pump ja sisekumm, siin on minu Eliidi number 115, ostsin ka uue raamikoti, siin sees on peamiselt väga maitsvad snäkid, haripod, marmelaadid, tööriistad ja kofeiinikeelid, et neid ma tarbin siis alles hiljem. All on mul Specialized uued Traceri rehvid. Hetkel olen nendega üsna rahul olnud. Kõik spessu tippsõitjad kasutavad neid, seega ma loodan, et nad teenivad end ka minul suurepäraselt. Ostsin endale täna esimest korda kaasas sellise asja, nagu on see pluug, millega saab siis rehvid parandada, kui vaja on. Ma ei ole seda kunagi varem kasutanud, aga kui vaja on, ma teen ära.
parandan kõik ära, mis vaja, sõidan edasi. Nii, ühesõnaga, suurima positiivse uudisena on see, et ma leidsin endale jootjatiimi. Nii et ma lähen rajale 2-liitrise joogiga ja võtan 2 pudelit ja 112 kilomeetril on esimene joogipunkt, kus ma vahetan välja pudelid, aga seljakott jääb mulle esialgu selga. Teises punktis vahetan oma seljakotti, mul on teine täpselt sama kott ja siis ma seda vahetan. Punktis on töö hästi kiire ja efektiivne. 30 sekundiga saab käia sisse-välja. Ma sain väga hea tiimi, kes mind abistab, nii et ma loodan, et kõik läheb nii, nagu ma loodan. Ühesõnaga, ja rattast veel, siis sellel rattal on mul lühemad vändad, sellepärast, et ma olen nii lühike, ma ei peaks üldse kunagi sõitma nii pikkade väntadega, nagu mu viimastel ratastel on olnud. Aga ma ei teagi, mis me veel võime rääkida. Rehvi rõhk, millega ma lähen sõitma taha, olen 1.6 ja ette 1.4 või. Et see tundus, et on nagu okei. Rada ikkagi tundub, et pigem on kiire. Natukene tagapidi muda olema, tänase seisuga 1,5 miili on kõige pikem kõndimissektor. See on natuke palju, ma loodan, et see kuivab ikkagi nüüd, meil on väga soe, et see kuivab natuke rohkem ära. Üldiselt, jah, let's go, teeme ära. Hoidke pöialt, vaadake YouTube'ist laivi ja varsti räägime siis, mis seal toimus. Nii, räägime 2 sõnaga siis minu rattast ka. Et istumise all on siis Villier Rave. Sain selle ratta kätte 2 nädalat tagasi. Siis kasutan sellel rattal Ultegra gruppseti. Tagakäikar on pandud GRX Graveljama. Jooksudeks on Limitless jooksud. Rehvid on Terraspeed 45 laiusega. Ideaalis ma sõidaksin tegelikult laiema rehviga, aga sellel rattal on 45 maksimaalne laius. Ja väga maksimaalne, tagant on väga nipa-napa, käib läbi. Lenks on integreeritud. Kasutan Garmini Phoenixi käekella sõitmisel, siis mul on sõiduajaks pandud siia Letapilt saadud 2 kotti on ära kasutatud. Siin ees ma kasutan, see on sõiduajal tatleid, Lidlist ostetud, minu jaoks väga hästi toimib. Siis mõned batoonid olen siia sisse veel peitu pannud, et võtta siis taga selles kotis on mul tööriistad ja 1 batoon lisaks veel pandud. Tööriistadest teile natuke rääkisime ka, käsipump, siis see, kuidas ma seda nimetangi, siis plaag, siis varurehv ja siis jah, sõidule võtan kaasa 2 liitrist pudelit, 2-liitrise siis 2-liitrise kotiga tahab jook on selja peale, sellega proovin siis hakkama ja tegelikult võtan veel 1 pooleliitrise pudeli panen veel siia pluusi sisse ka, et ma proovin, Ann sai endale jootmistiimi nagu selles suhtes, et tal läks väga hästi. Ma ise ei viitsinud sellega punnitama üldse hakata ja ma siis proovin ise hakkama saada, et sõidan kogu oma varustusega viimasesse teeninduspunkti, sealt on lõpuni 100 kilomeetrit ja siis sellega proovin lõpuni välja vedada. Ja kahjuks selle Unboundi pärast jääb minu jaoks see aastal Ladies Tour of Estonia ära, aga kõikidele mu armsatele sõbrannadele, kes homme stardis on, siis kerget jalga, pange hullu ja võit jätke koju.